me vaatame teist Moosese raamatut. No ma lõpuks vaatasin, vist tulevad võib-olla veel 2 jutlust sellest raamatust, siis on läbi. Siis ei ole midagi üle jäänud. Aga täna me oleme ikka veel selles raamatus, nad on Siinai mäe juures, kus Jumal kutsub neid välja saama tema isiklikuks eriliseks rahvaks. Aga siis oleme jõudnud sinna, kus isolased teevad pattu seal ajal, millal Mooses on seal mäe tipul ja räägib Jumalaga, rahvas on seal all ja teevad endale ebajumala koju. Kuldvasikas. Mis asi on kuldvasikas? No siin läänes, Euroopas, Ameerikas on inimesed nagu varastanud kristliku vooruseid, õpetusi, võtnud endale neid, nimetatakse inimõigusteks. Et inimesel on õigused, mõte on see, et igal inimesel on inimõigused, õigused, mida ära võtta ei saa. Sellepärast, et sa oled inimene, sul on mõned inimõigused. No, sul on õigus uskuda, kuidas sa tahad. Sul on õigus haridusele, sul on õigus, meditsiinile, sul on õigus sellele, et sinu elu nagu kaitstud. Sellised õigused, vabadus. Aga kust nad said neid? No kui sa vaatad, et kust tulid need inimõigused, siis isegi Wikipeediast, ma just vaatasin, isegi Wikipeedias tunnistab üles, et need õpetused on tulnud Paulusest, tähendab Piiblist. Seal sai alguse ja mõned varased sellised kristlikud teoloogid ja mõtlejad, nemad hakkasid ütlema, et inimestel on sellised universaalsed õigused, et iga inimese elu peab kaitsma näiteks. Aga siis hiljem võeti neid, nagu varastati neid, et nüüd inimesed, kes Jumalasse ei usu, võtavad need nii-öelda inimõigused. Nad tahavad neid, aga seda Jumalat, kes lubas meile selliseid inimõiguseid, nad ei taha seda Jumalat. Nad on teinud endale kuldvasika, Jumala, mis neile sobib. Kuldvasikas. No mida teha, kui sina oled endale teinud kuldvasika? No praegu õpime seda, kuidas ära tunda selle kuldvasika. Loeme siis, mida iisraelased tegid. Oleme siis teises Moosese raamatus peatükis 32 ja ma loen esimest 6 salmi. Kui rahvas nägi, et Mooses viivitas mäelt tulekuga, siis rahvas kogunes Aaroni ümber, ütles temale, võta kätte ja tee meile jumalaid, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud Moosesega, selle mehega, kes tõi meid Egiptuse maalt välja. Siis Aaron ütles neile, rebige ära kuldrõngad, mis on kõrvus teie naistel, poegadel ja tütardel ja tooge neid mulle. Ja kogu rahvas rebis ära kuldrõngad, mis neil kõrvus olid ja tõi neid Aaronile. Tema võttis need vastu nende käest, töötles lõike ristaga ja valmistas valatud vasika.
Siis nad ütlesid, see on su Jumal Israel, kes tõi sind Egiptuse maalt välja. Kui Aaron seda nägi, siis ta ehitas selle ette altari ja Aaron hüüdis ning ütles, homme on Issanda püha. Järgmisel päeval tõusid nad vara ning ohverdasid põletusohvreid ja tõid tänuohvreid ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Kuidas tekkis see kuldvasikas? No esiteks, nad Jumalat ei oodanud. Nad ei oodanud. Ütlesid, et ma ei tea, üle kuu aega on olnud. Me ei tea, mis Moosesega on juhtunud. Me peame ise tegutsema. Me peame ise otsustama, mida me teeme. Ja nad ei oodanud Issandat. Seal mäe otsas komistas ja sähvatas ja maa värises isegi. Aga sellest hoolimata nad ütlesid, et me ise otsustame. Mõtleme välja, mida me teeme. Tuletab mulle meelde, mis kuningas Saul tegi. Ta ootas Samuelit, ootas ja siis ütles, et enam ei saa oodata. Ma ise ohverdan seda põletusohvrit Jumalale, et Jumal aitaks meid. Ja sest me peame, need vaenlased on juba ligi saanud meile. Ta ära ei ootanud. Ja Jumal enam ei võtnud teda vastu kuningana. Tähendab, et kui Jumal kohe ei vasta ega appi tulla ajal, mille me tahame, et ta tuleks ja ta viivitab, siis me pöördume teiste jumalate poole. Oleme võib-olla natuke Jumalas pettunud. Otsime mujalt leevendust ja appi. Kust me siis leiame? Võib-olla siis piibli või pastori asemel lähed seekord psühholoogi juurde. Räägid oma probleemidest, ja siis maailma tarkus ütleb sulle, mida sa peaks tegema, kuidas asja lahendada. Võib-olla on see selline uus ajastu, sellised harjutused, võib-olla mediteerimine, et ma pöördun sellele, ma proovin seda ja teist asja, et ma vaatan, mida maailm pakub meile, kuidas ma saan nagu hingerahu, sest Jumal ei vasta. Siis sa oled, enne kui sa saad aru, siis sa oled juba kuldvasiga teinud endale. Leidnud teise Jumala, kes sind aitab. Aga veel nad tegid endale sellise nähtava Jumala. Me seda Jehova Jumalat me ei näe teda, ta on vaim. Ja ta on seal kuskil pilve sees, aga me ei näe teda. Me tahame, et meil oleks selline Jumal, kes käib meie ees. Et me läheme edasi kõrbesse tõutatud maale ja me saame näha, see on meie Jumal. Meie Jumala kuju. Me kummardame teda ja tema juhatab meid. Nagu kõigil teistel on. Me tahame sellist Jumalat. Huvitav, et siin on sõna Jumal mitmuses. Võtta kätte ja tee meile Jumalaid. See sõna on mitmuses. Ütlesid, et teeme Jumalaid, aga mida nad tegid? Nad tegid ühe vasika, ühe kuldse vasika. Et kogu aeg, kui me näeme seda sõna Jumalat Vanas Testamendis, on see põhimõtteliselt kogu aeg mitmuses. Elohim, see IM lõppu tähendab, et see on mitmuses. Aga tihtipeale see on tõlgitud lihtsalt Jumalaks, nagu oleks ainsuses. Sest tähendab, et Jumal on suur ja võimas. Aga mõnikord see on mitmuses just sellepärast, et räägib nagu valedest Jumalatest. Kumb see siis oli? Kas nad mõtlesid enda Jumalat või kas nad mõtlesid, et teeme hoopis teise Jumala?
on võimalik, et nad mõtlesid, et ja teeme Issanda Jehova meie Jumala kuju. On võimalik, et nad mõtlesid seda, kuigi Jumal oli selle ära keelanud, et ei tohi teha Jumala kuju, sest mina olen vaim ja te ei tee minust mingisugust kuju, ei tohi. Aga võib-olla nad mõtlesid seda, et me teeme siis Jumala kuju ja küll on ta öelnud, et ei tohi, aga me ei tea, mis Moosesega on saanud. Teeme ikka. Kõigil teistel on selline. On see, et nende Jumal on nagu nähtamatu ju kuskil mäe peal, kes teab kus, aga nendel on oma ebajumala kujud. Et nad näevad neid ja saavad neid kummardada. Teeme samamoodi nagu kõik teised. Me tahame, et meie Jumal oleks nagu nähtav. No siis kuldvasikas on see Jumal, kelle sa oled ise teinud. See Jumal, see kuldvasikas on selline Jumal, mis sulle meeldib. No nendele meeldis, nad mõtlesid, et see on hea. Teeme Jumala kuju, nagu kõik teised teevad. Teeme ka. See meeldib meile, sobib meile. Võib-olla sa isegi arvad, et see on seesama Piibli Jumal, keda sa kummardad. Aga tegelikult sa oled ta natuke teistmoodi endale teinud, selle Piibli Jumala. Sa oled teda teinud endale nii, nagu sobib. Ta tohib sulle vaid head teha ja lubada. Sul on selline Jumal, kes teeb sulle ainult head. Ta ütleb, et tee nii, nagu süda ütleb. Ta ütleb, et tee seda, mis paneb sind paremini tundma. Aga sa ütled, et ma räägin sellest samast Piibli Jumalast. Aga tema on mulle öelnud, et tee nii, nagu mulle, seda, mis annaks mulle hingerahu, et ma pean seda tegema. Minu Jumal ütles seda mulle, kui ma palvetasin näiteks. Tee seda, mis paneb sind paremini tundma. Ta ütleb, et võib-olla sinu Jumal ütleb, et kõik teised usud ja on üks ja sama ja me pääseme niikuinii taevasse. Kas sinu Jumal ütleb seda? No kui ta ütleb seda, siis oled teinud endale kuldvasika. Ütled, et ei, see on Jehova, see on Piibli Jumal, see on Jeesus Kristus, kes ütles mulle seda. Ei, see on kuldvasikas. Kui ta hakkab selliseid asju sulle ütlema, siis ei ole see sama Jumal enam. Ja mida veel nad tegid? Kuidas me tunneme ära? Nad rikkusid Jumala seaduse ära. No siis on ilmselge, see ei ole see sama Jumal. 6. salmis järgmisel päeval tõusid nad vara ning ohverdasid põletusohvreid ja tõid tänuohvreid. No, väga hea. Rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Siis hakkab nagu kahtlaseks. Mida tähendab? Istusid maha sööma, jooma ja tõusis üles mängima. Iisraellased rikkusid mitu Jumala käsu ära. Nad olid juba teinud endale Jumala kuju, mida ei tohi teha. Ei kullast, ei hõbedast, ei kivist, ei puust, aga nad tegid. Ja nad olid nii-öelda ohjest valla, nagu Piibel ütleb. Siin on kirjas natuke hiljem. Mooses nägi, et rahvas oli ohjest valla. Nad olid mõnes mõttes paljad või niisama nagu takistamatult pidutses ja isegi tegi hoorust. Näiteks esimeses Korintlase kirjas 10. peatükis. Seal ütleb, et nad hoorasid ka. Et mitu siis Jumala käsud nad olid ära rikkunud, kohe mitu üks, vaid vähemalt 2 või 3. Nad ohjeldamatult
mõllasid. Tähendab, et nad tegid, nad olid endale teinud Jumala ja tulemus oli selline, et nad tegid, mida nad tahtsid. No kui sul on kuldvasikas, siis tähendab, et sa teed, mida sa tahad. Sul on selline Jumal, kes kiidab heaks kõike, mida sa teed. Inimesed tahtsid pattu teha ja nende Jumal seda ei keelanud, sest ta oli kuldvasikas. Ta oli nendest tehtud, nende kätega tehtud Jumal. Muidugi tema siis vastutab neile, nemad ei vastuta talle. No, nagu ma enne ütlesin, et maailm tahab neid inimõiguseid, aga nad ei taha seda Jumalat, kes on neid lubanud ja andnud meile. Ja Piibel ütleb, et kõik on Jumala näo järgi loodud. Iga inimelu on nagu eriline ja vääriline. See tuleb Piiblist. Aga ei, teeme nii, et see on inimõigus. Õigus elule näiteks. Aga seda Jumalat, kes kirjutas seda ja andis need 10 käsku, me pole sellises Jumalast huvitatud. Aga need inimõigused, need on head ja me saame aru ise oma südamest, et need on head ja õiged asjad. Siis maailm on teinud endale kuldvasika. Nendel on selline Jumal, kas nad nimetavad Jumalaks või ei nimeta. Selline Jumal, kes lubab neile ainult head. Aga kui inimesed otsustavad, et ja nüüd me mõtleme ümber, mis asi on abielu, nüüd me mõtleme ümber, mis asi on mees ja naine ja me muudame seda kõike, sest me võtame need õiguseid vastu, aga seda Jumalat me ei taha. Siis on kuldvasikas. No võib olla nagu isikliku tasemel. Võib-olla keegi pole leidnud seda õiget kogudust. Mis teed? No võib-olla lähed siis internetti. Leiad sealt endale sobivat häält. Sobivat jutlustajat või kogukonda, mis sulle paremini meeldib. Ma mäletan üks noor tüdruk, et käis igal pool erinevates kogudustes, aga ma küsisin, et kus on see nagu, kus oled sa liige? Millisele kogudusele sa kuulud? Mul on virtuaalne kogudus. Kuskil Ameerikas on selline virtuaalne kogudus ja ma olen seal liige. No väga mugav. Siis nemad ei näe sind. Nemad ei tea, milline sa tegelikult oled. Nemad ei tunne sind väga isiklikult. No võib-olla kirjutatakse, ma ei tea, videokõnesid võib-olla. Võib-olla sa lihtsalt vaatad neid jutuseid YouTube'is. Aga ei pea vastutama. Siis sa oled nagu nähtamatult, elad oma elu nii, nagu sulle sobib. Aga kuskil maailmas, kuskil internetis on sul liikmelisus olemas. See on pigem selline kuldvasikas, et see ei ole see koguduse mõte. Või lihtsalt niisama leiad mingisugust häält, mingisugust, ma ei tea, influencerit, kes ütleb ägadaid asju. Ma pigem kuulan teda. Ühes kohalikus koguduses siin Tallinnas näiteks, et mulle ei sobi neid. Mulle ei meeldi need inimesed. Siis on juba kuldvasikas. Sest kuldvasikas on alati see, mis sulle või mulle paremini sobib. Jumal oma enda kätega tehtud. Mida siis teha, kui sul on kuldvasikas?
no palu, et Jumal saaks endale au pigem. Salmid 7-14. Mida Mooses tegi? Siis Issand rääkis Moosesega, mine astu alla, sest su rahvas, kelle see tõid Egiptuse maalt välja, on teinud pahasti. Nad on kähku pöördunud teed, mida ma neil käskisin käia. Nad on enestele teinud valatud vasika. Nad on seda kummardanud ja sellele ohverdunud ja nad on öelnud, see on su Jumal Israel, kes tõi sind Egiptuse maalt välja. Ja Issand ütles Moosesele, ma olen näinud seda rahvast ja vaata, see on kangekaelne rahvas. Jättu nüüd mind üksi, et mu viha saaks süttida põlema nende vastu ja ma saaksin neid hävitada. Aga sind ma teen suureks rahvaks. Ja nüüd Mooses hakkab palvetama. Mooses aga anus Issanda oma Jumala ees ja ütles, Issand, miks süttib su viha põlema oma rahva vastu, kelles sa tõid Egiptuse maalt välja oma suure võimsuse ja vägeva käega? Miks peaksid egiptlased rääkima ja ütlema, kurja kavatsusega viis ta nad välja, et neid mägedes tappa ja maa pealt hävitada? Põrdu oma tulisest vihast ja kahetse kurja, mida sa kavatsed teha oma rahvale. Meenuta oma sulaseid Abrahami, Isakit ja Israeli, kellele sa oled iseenese juures vandunud ja öelnud, ma teen teie soo nõnda paljuks nagu tähti taevas ja kogu selle maa, millest ma olen rääkinud, annan ma teie soole ja nad pärivad selle igaveseks. Kuidas Issand siis vastab? Ja Issand kahetses kurja, mida ta oli ähvardanud teha oma rahvale. Moosese palve on väga huvitav. Mida Issand ütles? Issand ütles, et aitab sellest. Tõesti aitab. Ma hävitan nad kõik ja Mooses, sina jääd siia. Ma teen sinust suureks rahvaks. Aga kõik need israelased, kes on pattu teinud, kogu see leeri hävitan ära. Mooses ütles, Issand, ära tee sellist asja. See on nii huvitav palve. Ära tee sellist asja. Aga miks Issand ei peaks tegema? Tal oli õigus tegema. Nemad tegid pattu. Ta võib neid hävitada. See oleks nagu õige ja ta teeb Moosesest, kes on ka Abrahami soost, suureks rahvaks. Ikka läheb see nagu tõotus täide. Annab Moosese järglastele Kanani maa. Võib-olla tõesti oli võimalik niimoodi teha. Aga Mooses ütles, ära tee. Miks ta ütles? 2 põhjust. Üks on see, et siis Iisraeli vaenlased ütlevad, et vaata, nende Jumal viis nad välja mäele, et neid hävitada. Päästis neid selle nimel, et neid hävitada kõrbes. Nii naljakas. Selline Jumal ma küll ei tahaks. See oli esimene. Et vaata, mida vaenlased ütlevad sinu kohta. Sinu nimi saab selles mõttes kahju. Ja siis teiseks, Issand, mäleta, mida sa lubasid Abrahamile, Isakile, Jaakobile. Et sa teed neid suureks rahvaks. Kuidas nii, et nad on suureks rahvaks saanud, aga nüüd sa hävitad need kõik, tapad need kõik. Kuidas nii? Ja Issand kahetses kurja, mida ta oli ähvardanud teha rahvale. Tähendab, et kui sa oled endale kuldvasika teinud, siis mõtle Jumala nime peale. Mõtle Jumala nime peale. Ära mõtle enda peale, et mul oleks häbi. Kui nüüd ma ütlen, et see, mida ma tegin, on vale. Ei, mõtle Jumala nime peale. Mõtle selle peale, et kuidas sa oled toonud juba häbi Issanda nimele.
sellega, mida sa oled teinud, selle kuldvasikaga. Ja kui sa jätkad sellega, siis sa tood veel häbi issanda nimele. Mõtle issanda peale, kuidas tema saaks kõige rohkem au. Ei mõtle enda peale, vaid tema nime peale. Ja siis muidugi pane oma patu ära. Kui sul on kuldvasika, siis kõrvalda selle ära. Nüüd salmi 15-29, ma vist ei loe kõike seda, aga hakkame siis lugema. Salm 15. Ja Mooses põrdus ja astus mäelt alla ja tal oli käes 2 tunnistuslauda. Lauad, mille mõlema poole peale oli kirjutatud, neile oli kirjutatud nii ühe kui teise külje peale. Lauad olid Jumala tehtud ja Jumala kirjutatud oli kiri, mis laudadesse oli uurendatud. Kui Joosua kuulis rahva häält valju karjumist, siis ta ütles Moosesele, Leeris on sõjakisa. Aga tema vastas, ei ole see võiduhüüd, ei ole see kaotuse kisa, mina kuulen laulu häält. Ja kui Mooses ligines Leerile, ta nägi vasikat ning ringtantsu, siis ta viha süttis põlema ja ta viskas lauad käest ning purustas need mäe jalamil. Nüüd see seletab veel seda, mida nad tegid, kuidas nad tegid pattu. Nad justkui kisendasid, aga siis Joosua sai aru, et tegelikult ei ole kisendav, ei ole sõja kisa. Tegelikult nad laulavad päris imelikult. Millised laulud nad olid? Ma mäletan, kui ma olin noor, siis üks jutlustaja ütles, et see oli rockmuusik, mida nad kuulasid. Rockmuusik, see on saatanast, et see on nagu sõjakisa. No võib-olla tõesti, selline muusik, mis pani neid nagu tahtma kurja tegema. No tõesti noored, kes ma ei tea, mässavad ja ei taha autoriteeti kuulata, nad kuulavad seda muusikat, mis nagu karjub nende peale, et ja ära kuule kedagi, tee mis tahad ja pane maailma põlema. No tõesti võib-olla oli selline laul, mida nad kuulasid. Ja Mooses, kui ta nägi kõike seda, siis ta viskas need kivilauad. Nad läksid katki. No piltlikult. Nii näitas, mida nad tegid katki, rikkusid ära kõik Jumala seadused. Just tegid issandaga lepingut, juba rikkusid selle lepingu ära. Ja Mooses siis mõistis kohut nende üle. Salm 20. Seejärel ta võttis vasika, mille nad olid teinud ja põletas seda tules ning jahvatas, kuni see sai peeneks. Siis ta puistas selle vette ja andis Iisraeli lastele juua. Ja Mooses ütles Aaronile, mida see rahvas sulle on teinud, et sa oled nende peale toonud nii suure patu? Aaron vastas, ärgu süttigu mu issanda viha põlema. Sina ise tead, et see rahvas on püha või on paha. Ei ole püha. Nad ütlesid mulle, tee meile jumalad, et kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud Moosesega, selle mehega, kes tõi meid Egiptuse maalt välja. Ja mina ütlesin neile, kellel on kuulda, rebigu ära ja nad andsid selle minule. Mina viskasin tulle ja välja tuli see vasikas. Nagu oleks ime, ma ei tea. Kui Mooses nägi, et rahvas oli ohjast valla, sest Aaron oli ta valla päästnud kahju rõõmuks nende vaenlastele, siis Mooses astus leeri väravasse ja ütles, kes on issanda poolt, tulgu minu juurde. Ja tema juurde kogunesid kõik Leevi pojad. Ja ta ütles neile, nõnda ütleb issand, Iisraeli Jumal, igaüks pangu oma mõõk võõle.
käige edasi ja tagasi leeri väravast väravani ja tapke igaüks, olgu see ka oma vend, sõber või sugulane. Ja Leevi pojad tegid, nagu Mooses käskis, ja sel päeval langes rahvas seast ligi 3000 meest. Nüüd päris karm kohtumõistmine. No kõigepealt Mooses purustas selle kuldvasika ära, tegi see nagu puruks ja pani vette. Israelased pidid sellest jooma. See oli vist tähendusrikas, kujutan ette. Ja siis 3000 inimest said surma. No Uues Testamendis ütleb, et 23 said surma. No siis hiljem me näeme, et Issand oli teinud nutlust Iisraeli leeris ka, et vist paljud said sellega surma. Ta mõistis kohut. Ta pani selle patu ära, hävitas selle. Ja kui sul on kuldvasikas, muidugi hävita seda kuldvasikat. Ei tea, kas sul on raamatud, mida põletada. Kas sul on mõned kontod internetis, mida kustutada, mida sa oled endale lubanud, mis tegelikult on patt, kui ausad oleme. Ei tohi enam seda kuldvasikat, seda ebajumalat kuulata. Pane neid ära. Võib-olla enam ei jälgi seda inimest internetis. Võib-olla enam ei kuula seda influencerit seal internetis. Paned ära. Hakkad õigesti elama. Ja siis sa pead vastu Jumala karistuse all, sest Jumala karistamine võib olla raske. See võib olla raske. Psalm 30. Järgmisel päeval ütles Mooses rahvale, te olete teinud väga suurt pattu. Aga ma lähen nüüd üles Issanda juurde, vahest saan lepitada teie pattu. Mooses läks jälle Issanda juurde ning ütles, häda, see rahvas on teinud suurt pattu ja on enesele valmistanud kuldjumalat. Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende pattu, aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. Nüüd Mooses palus andeks rahvale. Ta palus andeks. Tunnistas üles, et nad on neid pattu teinud. Ütles, et Issand, palun, anda neile andeks. Ja kui sa ei suuda neile andeks anda, siis ma palun, et nende süü ja nende karistust langeks hoopis minu peale. No, Taavet oli teinud nii-öelda endale kuldvasika, kui ta lubas endale, et ta võib teise mehe naise võtta. Ta oli sel hetkel ette kujutanud endale Jumala, mis tahab ainult talle head teha ja kõike lubada, mida ta tahab. Ta mõtles, et ma olen kuningas, Jumal on teinud mind kuningaks, tegelikult mul on võimalus seda teha, mul on võim ja keegi ei saa mind takistada ja ma teen. Ma luban seda endale ja ma arvan, et kõik on hästi minu ja Jumalaga, aga ei olnud. Siis tuli Psalm 51, kus Taavet tunnistab üles oma pattu ja palub andeks. No, kui ta jäi vahele ja prohvet Naatan tuli tema juurde, siis ei olnud midagi teha, ei olnud midagi ära peita. Jumal teadis ja Jumal ütles talle, et see oli patt, see oli nii suur patt, et sellised tagajärjed tulevad sinu peres isegi. Ta tunnistas üles ja palus andeks. No, kui sul on kuldvasikas, siis ei ole midagi teha.
nüüd sa saad aru, mul on kuldvassikas, ma olen teinud endale sellise Jumala, kes lubab mulle kõike, mida ma tahan. Aga ma tunnistan üles, et see oli patt. Tegelikult see Piibli Jumal ei luba sellist asja mulle. Ja siis sa palud andeks muidugi. Ja siis teiseks sa usaldad Jumala õiglust ja kohtumõistmist. Mooses rääkis edasi, Salm 32, kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu, aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. Aga Issand vastas Moosesele, kes minu vastu on patu teinud, selle ma kustutan oma raamatust. Nüüd aga mine, juhi rahvas sinna paika, millest ma sulle olen rääkinud. Vaata, minu ingel käib su eel. Oma karistuspäeval ma karistan neid nende patu pärast. Ja Issand lõi rahvast, sellepärast, et nad olid teinud vassika, mille Aaron valmistas. Mooses rääkis mingisugusest raamatust. Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. No, mõned on arutlenud, et millisest raamatust ta räägib. Et sinu nime võib olla seal kirjas, sinu nime võib olla ära kustutatud sellest raamatust. Mõned on pakkunud, et see on eluraamat. Et kõik, kes on Jumala omad ja päästetud, on sellest raamatust, et sellest ta rääkis. No natuke sellest raamatust on jutt ilmutuse raamatust näiteks. Et siis tähendab, et Jumal ei anna andeks nendele ja kustutad nende nimed ära ja nad lähevad põrgu. Aga teine võimalus on see, et see raamat on selline võib-olla eluraamat. Tähendab, et kõik, kes on elus siin maa peal, on selles raamatus. Ja et öelda, et sinu nimi kustutatakse ära, tähendab, et sa sured. Tähendab surmanuhtlust ühesõnaga. Et võib-olla see, sest Jumal tõesti, ta lõi rahvast, sellepärast, et nad olid teinud vassika. Võimalik, et Mooses ütles, et ei, langegu sinu viha minu peale. Ma võin nende eest surra, aga ära tappa neid. Issand ütles, et see pole võimalik. Kahjuks see pole võimalik. See, kes on patu teinud, seda ma karistan. Ma ei karista sind nende patude pärast. Sest Jumal on õiglane Jumal. Ja siis said surma need, kes olid patu teinud. Kas nad pääsesid taevasse, kas nad läksid põrgu? No seda ma täpselt ei tea. Aga nemad olid mässanud Jumala vastu kindlasti, suure patu teinud. Ja paljud said surma. Taavet, kuningas Taavet, tema usaldas ka Jumala kohtumõistmist. Kui prohvet, mis oli sel juhul, oli prohvet Gaad, tuli Taavete juurde ja ütles, et Taavet, oled patu teinud, oled kogu Iisraeli ära lugenud. Nüüd on võimalust. Jumal karistab sind, aga sa võid valida. Jumal pakub sulle 3 vahvat võimalust, et ma ei tea, ma ei mäleta täpselt, mis nad olid. Üks on see, et sa langed vaenlaste kätte. Ja siis oli veel teine, aga see, mida Taavet valis, oli see, et mingi 3 päeva selline katk või nuhtlus viirus käib inimeste seas. Ja siis Taavet valis seda, ta ütles, et ma pigem langeks Issanda kätte. Ta ütles, et mul on väga kitsas käes, langegem siiski Issanda kätte,
sest tema halastus on suur, aga inimeste kätte ma ei tahaks langeda. Taavet ütles, et kui ma langen inimeste kätte, siis on see karmim, kui see, et ma langeks issanda kätte. Siis inimesed teevad ebaõiglust, aga ma tean, et issand teeb väga täpselt õigesti. Et siis ta valis seda, mis oli pigem nagu issanda poolt tehtud, seda nuhtlust oma rahva peale. Sest ta teadis, et Jumal teeb õiglust. Kui ta langeb vaenlaste kätte, kes teab, mida nad hakkavad talle tegema, aga issand teeb kõik täpselt õigesti. Ei karista rohkem, kui peab karistama. Nii, et usalda Jumala õiglust. Ja mõned tagajärjed tulevad, sellepärast, et oled endale kuldvassika teinud. Mõned võib-olla suhted on ära rikkunud. Võib-olla, kes teab, kuidas Jumal karistab sind selle pärast. Aga usalda tema õiglust, võtta selle vastu ja pea vastu. Ja siis tule tagasi Jumala juurde. Paranda meelt ja usu sellesse õigesse Jumalasse. Kuldvassikas. Oleme saanud aru, et kuldvassikas on see Jumal, kelle sa ise teed endale, kes sulle paremini sobib. Isegi see võib öelda, et see on see sama Jumal, kes viis meid Egiptuse maalt välja. Aga kas on sama Jumal? Sa ütled, et on. Aga sa ütled, et see sama Jumal lubab mulle seda ja seda ja seda, mis on tegelikult patt. Siis tuleb meelt parandada. Ära tunda selle kuldvassika, paluda andeks ja tule tagasi selle õige Jumala juurde.